Aitäh, Marilyn, selle sissejuhatuse eest. Mina olen Geete Anter ja räägin siis ennetusest ja abist seksuaalvägivalla korral. Ma olen juhtinud viimased 5 aastat Sotsiaalkindlustusametis seksuaalvägivalla ohvrite teenuste arendamist ja loonud koos ekspertarstidega Kai Part ja Made Laandperega Eestisse SAKid ehk seksuaalvägivalla kriisiabikeskused. Samuti me oleme ellu kutsunud riigi poolt tugigrupid seksuaalvägivalla ohvritele ja taganud siis ka psühholoogilise abi saamise võimaluse kõigile seksuaalvägivalla ohvritele. Veel, mis ma tahaks ära mainida, et lisaks me oleme ka koos Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskuse ja Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi ja Justiitsministeeriumiga toonud maale ja arendanud alates 2018. aastast lipusüsteemi meetodit. See on selline hea ja lihtne abivahend seksuaalvägivalla ennetusel ja seksuaalkäitumisele reageerimisel. Aga kõigepealt natukene põgusalt, et mis on seksuaalvägivald. Seksuaalvägivald on siis igasugune sunni abil toime pandud seksuaalvahekord või seksuaalvahekorda astumise katse, soovimatud seksuaalse alatooniga märkused või lähenemiskatsed või muul moel isiku seksuaalsuse vastu toime pandud teod teise isiku poolt sõltumata tema suhtest ohvriga ükskõik millises kohas, ka kodus, ka tööl või mujal. Ja ka seksuaalne ahistamine, et see vajaks ka korra ülerääkimist, et mis see siis on, et see on mis tahes soovimatu sõnaline või mittesõnaline või füüsiline seksuaalse olemusega käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on siis isiku väärikuse alandamine, luues häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna. Ja ka teised seksuaalvägivalla vormid on näiteks seksuaalne orjastamine, inimkaubandus seksuaalse ärakasutamise eesmärgil, sunniviisiline pornograafia tootmises osalemine, keeldumine rasestumisvastaste vahendite või seksuaalsel teel levivate infektsioonide vastase kaitse eest. Aga ka sunniviisiline abielu, sealhulgas lasteabielud, sunniviisiline rasedus või steriliseerimine või abort või sunniviisiline pornograafia tootmises osalemine, aga ka neitsilikkuse tõestamise sund ja neitsilikkuse kontroll või naiste suguelundite moonutamine ehk siis FGM või sõjaaja vägistamised või näiteks ka füüsilise ja vaimse puudega inimeste seksuaalne ärakasutamine. Seksuaalvägivald on väga levinud, aga ka väga alaraporteeritud. See on pikaajaliste ja raskete tervisehäirete põhjustaja ja põhjustab ka ühiskondlikku kahju. Selle seksuaalvägivallaga seoses on palju hoiakuid ja eelarvamusi, mis siis ka takistavad abi saamist. Natukene sellistest müütidest võib-olla, et mis meil on levinud, et näiteks, et tavaliselt toimuvad vägistamised õues ja tegija on tundmatu. Aga kui me vaatame seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste andmekogu statistikast, siis tegelikult see nii ei ole, et tegelikult enamasti siis vägistamised on aset leidnud ohvri kodus või toimepanija kodus või siis ka kellegi teise kodus või ka mujal. Ja toimepanija seotus ohvriga on ikkagi pigem pinnapealselt tuttavad või siis lähedased inimesed, ka sõbrad ja siis alles ka võõrad. Et see päris nii ei ole, et ainult toimepanijaks on keegi võõras. Reeglina on seksuaalvägivalla toimepanijaks meessoost isik ja seksuaalvägivald endise või ka praeguse partneri poolt on sageli korduv. Ja paari suhtes toimuvat seksuaalvägivalda ei peeta sageli vägivallaks ja ka ohvrid ise ei nimeta toimunud seksuaalvägivallaks. Veel näiteks selline müüt, et vägistamine on rängem, kui tegija on tundmatu. Tegelikult see päris nii ei ole, et näiteks kui haiglasse meil tuli seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse 43-aastane naine, kes oli 22 aastat olnud lähisuhtevägivalla ohver ja 10 tundi tagasi oli tal siis toimunud nii kehaline, vaimne kui seksuaalne vägivald. Või siis teine juhtum, et haiglasse tuli seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse 18-aastane naine, kes ööbis oma sõbranna juures ja sõbranna tuttav vägistas ta
ja temal vigastusi ei ole. Et see võib olla nii ja naapidi, et ei saa öelda, et just ühtepidi on või teistpidi ei ole. Veel näiteks müüdid on, et kui sind vägistatakse, on see sinu enda süü või terve inimene on vastu hakates võimeline vägistamist ära hoidma. Toon välja siin sellised seksuaalvägivallaga seonduvad stereotüübid ühes Eesti laste ja noorte veebifoorumi teemaalgatuses ja vastustest. Et täitsa võiks nende üle mõelda, et kuidas noored siis ka on reageerinud, kui keegi on avaldanud oma seksuaalvägivalla kogemust, et näiteks, et see seksuaalne vägivald oleneb suuremas osas naise riietusest. Ise oled süüdi, siis nutad pärast, kui keegi vägistab. Või näiteks, et oota, aga kui sa vastu ei hakanud, siis see ei ole ju seksuaalne vägivald. Või et see pole küll kuidagi poisi süü, äkki tema jaoks oli juba tema juurde minek väike vihje või midagi. Come on, see on ju fake, et mitu inimest vägistas kordamööda. No kuidas sa said üldse lasta tal ennast vägistada? Ta ei olnud ju sinust nii palju suurem ja tugevam, kui sulle endale ikkagi natuke ka meeldis. Et tasub mõelda selliste arvamuste üle. Veel mõned müüdid on näiteks, et seksuaalvägivalla kohta esineb sageli valekaebusi. Alkoholi või muid uimasteid tarvitanud naised on tegelikult seksiga nõus, aga pärast kahetsevad seda ja siis teevad valekaebuse politseisse. Tegelikult valekaebusi seksuaalvägivalla kohta ei esine rohkem kui ükskõik millise muu kuriteoliigi kohta. Ja seksuaalvägivald on tõenäoliselt kõige enam alaraporteeritud kuritegu üldse ja enamik ohvritest ei pöördugi kuskile ja ei otsi abi. Siis näiteks ka selline arvamus, et seksuaalvägivallaga kaasneb enamasti märkimisväärne kehaline vägivald ja vigastused. Et ka see on selline, et enamasti tegelikult ei kaasne seksuaalse vägivallaga füüsilise jõu kasutamist, kuna enamik ohvreid on liiga hirmul, et vastu hakata või end kuidagi kaitsta. Näiteks 81% ohvritest loobusid aktiivsest vastupanust seksuaalrünnaku ajal ja 57% ei osutanud seda üldse. Pooled ohvritest ei osutanud mingit vastupanu ja nende hulgas, kes seda kasutasid, oli see peamiselt verbaalne. Aktiivse vastupanu puudumist põhjustavad sellised neurobioloogilised reaktsioonid hirmutava sündmuse korral. Ja tihti on siis ohvritel selline see küsimus, et kuidas sai midagi sellist minuga üldse juhtuda. Et seksuaalvägivallal on pikaajalised füüsilised tagajärjed. Et võivad olla vigastused kehal ja suguelunditel ja nende tagajärjed. Näiteks võib tekkida püsiv puue või füüsilise võimekuse langus, erinevad füüsilised sümptomid, soovimatu rasedus, nakatumine seksuaalsel teel levivatesse nakkustesse, HIV ja selle tagajärjed, kroonilise valuga kulgevad seisundid, krooniline väsimus, immuunsüsteemi langusest tingitud seisundid, aga ka vaimsed häired, et pidev stress tekitab emotsionaalse psühhopatoloogia, ärevus, depressioon, suitsidaalsus, posttraumaatiline stressihäire. Et on hästi tavalised, et näiteks siin on selline võrdlustabel meeste ja naiste kohta, et saab siis kus on erinevad psühholoogilised häired ja psühholoogilised tagajärjed, kui on toimunud siis seksuaalvägivalla intsident või siis võrdluses mitte siis seksuaalse rünnakuga intsident. Et tegelikult siis on näha, et nii meestel kui naistel on oluliselt rohkem kahjustusi siis seksuaalse vägivallaga toimunud intsidentidest tagajärjel. 33% vägistamisohvritest on kaalunud suitsiidi ja 13% vägistamisohvritest on teinud suitsiidikatse, et seksuaalvägivald on väga kõrge suitsidaalsusega. Abi seksuaalvägivalla korral on päris hästi meil Sotsiaalkindlustusameti kodulehel on välja toodud erinevad abivõimalused seksuaalvägivalla korral. Näiteks on loodud seksuaalvägivalla kriisiabikeskused ehk SAK-id
Need on mõeldud siis kõigile pöördunutele ja kus saab siis standardiseeritud 24 tundi esmast ohvrikeskset abi 7 ööpäeva jooksul tervishoiusüsteemis ühest kohast ja sellele ka järgnevat järelravi. Mõlemast soost ja igas vanuses seksuaalvägivalla all kannatanutele. Tavaliselt tullakse siis kas ise või siis toob politsei, et see on umbes pooleks statistika järgi siis nende pöördumiste osakaal. Ja ka lapsed võivad pöörduda 7 ööpäeva jooksul sakkidesse ja laste läbivaatust siis viiakse vajadusel läbi koos kohtuarstiga. Kui 7 ööpäeva jooksul pöörduda pole vajalik või pole võimalik, siis tuleks pöörduda seksuaalvägivalla kahtlusega lastega lastemajja. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad siis 4 Eesti suuremas haiglas, Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, Tartu Ülikooli kliinikumis, Pärnu haiglas ja Ida-Viru Keskhaiglas. Millist abi sealt seksuaalvägivalla ohver saab? Et esiteks selline esmane abi, ta saab sellist esmast kriisinõustamist, ta saab meditsiinilist abi, vigastuste ravi, raseduse kindlaks tegemine, seksuaalsel teel levivate haiguste HIV testimine, vajadusel ka HIV kontaktijärgne ennetav ravi, B-hepatiidi vaktsiin. Kohtumeditsiiniline tõendite kogumine toimub samuti, et DNA toksikoloogia kogumine ja hoiustamine, vigastuste ja seisundi dokumenteerimine, toetust politseisse pöördumisel ja juriidilise abi pakkumine. Aga ka abi sotsiaalse turvalisuse tagamisel, et oleks turvaline elukoht ja laste turvalisus ja selline kohene turvaline toimetulek, et ka sellist abi vahendatakse. Millist infot siis äsja seksuaalvägivalla üleelanule anda? Et kõigepealt, et mine kohta, kus sul on ohutu ja turvaline ja hädaolukorras helista 112. Võimalusel ära pese, ära vaheta riideid ja paki vahetusriided. Soovitatavalt ära söö, ära joo. Aga kui oled juba riided vahetanud, siis säilita need seljas olnud riided, sealhulgas aluspesu, tampoon, hügieniside pesemata kujul ja soovitatavalt paberkotis siis riided, et siis need sakki kaasa võtta. Pöördu võimalikult kiiresti seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse ja pole oluline, kas politseisse on juba pöördutud või kavatsetakse pöörduda või üldse ei soovita seda teha. Et kõik teenused on inimestele seksuaalvägivalla kriisiabikeskustest tasuta. Ja rohkem infot saab küsida siis alati 116 006 või siis vaadata palunabi.ee seksuaalvägivald. Et selline professionaalse kohtlemise ABC, et siis miks küsimused ei ole asjakohased kellelgi küsida, kes on seksuaalvägivalda kogenud. Võiks öelda, et ma usun sind. Mul on kahju, et see sinuga toimus. Sa oled tubli, et sa pöördusid abile. Ma kuulan, mida sa vajad. Ma aitan sul saada abi. Asjad lähevad paremaks. Et selline julgustus. Jätkutugi seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste kaudu on siis meditsiiniline jälgimine ja ravi, vaimse tervise hindamine ja jälgimine ja psühhosotsiaalne jälgimine. Pluss siis ka toetus politseisse pöördumiseks või ka menetluse ajal. Et arstide poolt on siis aktiivne kontaktivõtt ohvriga ja ka lähedaste nõustamine. Et Sotsiaalkindlustusametil on ka valminud videod, siis, kus on näha siis täpsemalt, et mida sakkides pakutakse, et millised abivõimalused siis on, et neid saab videost järgi vaadata ka. Ja samuti on tegelikult avalikuks kasutamiseks sellised miniklipid seksuaalvägivalla lühilugudega, mida eesti ja venekeelsed, mida saab siis ka kasutada näiteks pedagoogilisel eesmärgil või kuidagi noortekeskustes või et annavad sellist hea alustus teemaalgatuseks, et noortega näiteks rääkida seksuaalvägivallast.
ja on ka sellised noortele animeeritud lühinovellid. Youtube'is siis samamoodi kõik on need üleval, et mida saab ka samamoodi kasutada kas siis mingiteks teemaalgatusteks või noortega seksuaalvägivalla teemadel rääkimiseks. Abi minevikus kogetud seksuaalvägivalla korral, et kui näiteks seksuaalvägivald on toimunud minevikus ehk siis rohkem kui 7 ööpäeva tagasi, siis võiks võtta ühendust ohvriabi kriisitelefoni nõustajaga telefonil 116 006. Saab pidada nõu ohvriabi töötajaga või siis ka võtta ühendust tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee, et minna seksuaalvägivalda kogenute tugigruppi. Need on siis nii eesti kui venekeelsed. Ja ka individuaalse psühholoogilise nõustamise ja teraapiateenus seksuaalvägivalla ohvritele on nüüd alates selle aasta algusest kõigile kättesaadav, et siis riikliku rahastuse toel tavaliselt kuni 10 korda on siis võimalik saada individuaalset psühholoogilist nõustamist ja teraapiat. Selleks tuleb siis pöörduda ohvriabi töötaja poole, kes siis aitab juba vajaliku infoga. Natukene ka lipusüsteemi arendamisest Eestis, et lipusüsteem on siis Sensoa poolt loodud autoriks Erika Frants, selline meetod, mis aitab hinnata, milline seksuaalkäitumine on aktsepteeritav ja milline mitte ning sellele vajadusel reageerida. Et meetodi kasutamine ennetab seksuaalvägivalda, andes lastele ja täiskasvanutele ühise keele arutlemaks seksuaalsuse ja seksuaalkäitumise üle. Et see on siis selline eestikeelne raamat välja antud ja ka selline plakat ja nii raamat kui ka plakat on alla laetavad tasuta Sotsiaalkindlustusameti lipusüsteemi kodulehelt. Et see on siis sisu on seal, et lipusüsteem kasutab 6 hindamiskriteeriumi, 4 lippu, roheline, kollane, punane ja must ja arengutabelit, reageerimisjuhiseid ja joonistatud näiteolukordi. Ja rahvusvaheliseks levitajaks on selle Rutgers. Eestis on siis Sotsiaalkindlustusamet selline kontaktpunkt. Näiteks hinnatakse selliseid joonistatud näiteolukordi, et näiteks siin on rohelise lipuga hinnatakse, näiteks lasteaialised lapsed mängivad siin kodu ja mängivad, et on ema ja isa ja teevad musi üksteisele. Et see on tegelikult selline eakohane käitumine, et sellele tegelikult reageerida ei olegi vaja. Aga näiteks selline mingi pudelimäng või selline, kus keegi peab tegema midagi kellegi teise keha osas, et millega teine ei ole võib-olla nõus või on selline ebakindel, et siis näiteks sellisel juhul see näiteolukord siis annab juhised, et kuidas siis reageerida, kuidas seda olukorda hinnata ja kuidas siis vajadusel reageerida. Et see on selline kollase lipuga, selline reageerimist nõudev olukord. Või näiteks punase lipuga näiteks selline olukord, kus siis poisid teevad selliseid kohatuid nalju bussipeatuses bussi ootavatele tüdrukutele korduvalt ja nendega on juba sellest räägitud, aga see käitumine jätkub, et siis see on selline punase lipuga hinnatud olukord, et kus siis tuleks ka vastavalt reageerida ja rääkida kõigi osapooltega, et lipusüsteemi meetod siis annab sellised variandid või sellised näpunäited, et kuidas reageerida ja mida siis teha. Või siis ka näiteks musta lipu olukord, et kus poiss siis noaga ähvardab tüdrukut tegema siis seksuaalset tegu, millega tüdruk ilmselgelt nõus ei ole. Ja et samamoodi, et siis on juba vaja reageerida, aga siis lipusüsteem annab ka ette sellised juhised, et kuidas siis reageerida. Praegu on toimumas ka lipusüsteemi koolitused Sotsiaalkindlustusameti poolt tasuta. 18 aktiivset lipusüsteemi koolitajat viivad läbi erinevaid tüüpi lipusüsteemi koolitusi kõigile, kes laste ja noortega kokku puutuvad, et kõik võivad osaleda.
et on 8 ja 16-tunnised kontaktkoolitused või 3-nädalased veebikoolitused või ka 2-tunnised lühitutvustused. Ja praeguse info kohaselt on siis kuni selle aasta lõpuni need tasuta koolitused võimalikud, aga võimalik, et ka järgmine aasta, et seda siis saab hoida ennast infoga kursis Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, vaadates lipusüsteemi alalehte. Ja lipusüsteemi tutvustus on lülitatud ka koolieelses eas laste seksuaalkasvatuse koolituse programmi ja praeguseks on koolitustel osalenud üle 900 õpetaja, lapsevanema, asenduskodude ja erihoolekandeasutuste, lastekaitse ja sotsiaalvaldkonna, noorsootöö, vaimse tervise valdkonna, politsei- ja piirivalveameti töötaja. Et lisamaterjali siis saab lipusüsteemi veebilehelt juurde vaadata. Ja et on selline ülevaatlik plakat, et kuidas see lipusüsteemi areng meil Eestis siis on toimunud, et oleme siis teinud sellise ülevaate. Lipud ka sinna üles. Et aitäh, selline ülevaade siis abivõimalustest. Ma siin kohe mõtlesin, et kas see lipusüsteem on siis selline kõige suurem ennetus, mida siis praegu Eestis tehakse või mis ennetust veel on võimalik teha näiteks lastevanematel endil? Ma arvan küll, et lipusüsteem on selline väga hea ja praktiline vahend, mida saab kasutada nii spetsialistid kui lapsevanemad, et tegelikult see annab väga palju sellist juhiseid ja ainest, mis annavad ka lapsevanemale sellised vahendid, et kuidas moodi lapsega rääkida, kuidas noorega rääkida üldse seksuaalsusest ja ka nendest ohtudest. Aga no tegelikult, mis võib-olla kõige parem või selline universaalsem nõuanne lapsevanematele, et olla lihtsalt oma lapse jaoks olemas, olla kontaktis oma lapsega, kuulata, et mida laps sulle räägib, et tihtipeale ei olegi vaja mitte midagi muud teha, kui lihtsalt olla selline neutraalne kuulaja. Et nagu sa ka ennem rääkisid, et kuidas moodi noortel on hästi palju sellist emotsioone ja kõikumist ja selline, et üks päev on kõik väga hästi ja teine päev on nii halvasti, et tahaks seda endast seda emotsiooni välja lasta, et siis lapsevanema roll võiks olla lihtsalt olemas ja kohal oma lapse jaoks. Et laps julgeks rääkida ka sellistest võib-olla tema jaoks kõhklusi või kahtlusi tekitavatest olukordadest või ka mingitest ohtlikest juhtumitest, et mis on toimunud näiteks sõpradega kuskil või et ta julgeks arutleda ja et lapsevanem oleks valmis selleks kuulamiseks, et ta oleks valmis selle info lihtsalt las laps räägib ja kui on siis vaja, siis tuleb aidata ka abi leida ja professionaalidelt abi otsida, et selline universaalne nõuanne võib-olla. Ja kõlab lihtsalt, aga tegelikkuses on ju see, et ikkagi mis mina kuulen teismeliste laste vanematelt põhiliselt on ikkagi see, et ta ju ei räägi minuga. Ma olen ju olemas, aga ta ju ei räägi minuga. Nojah, et siis tulebki nagu sa ka enne väga hästi tõid, et tuleb natuke meenutada sinna enda noorusaega tagasi, et kuidas mul endal oli, et kuidas ma oleksin tahtnud, et mu ema või isa või keegi teine lähedane, kuidas ta oleks võinud mind kuulata või et mida ma oleksin vajanud, et ma oleksin julgenud talle rääkida. Et selline natukene ennast sinna tagasi noore kingadesse panek aitab päris palju. Jah, et aga homme ma räägin saviteraapia võimalustest, et seal on täpselt see kontakti teema, et seal mul tulevadki klientideks tihtipeale noored, kes ja vanemad ütlevad, et ta ei räägi minuga mitte midagi, aga tegelikult noored tahavad väga palju rääkida ja neil on vaja lihtsalt sellist turvalist õhkkonda, keskkonda ümber luua, et nad
julgeksid ja saaksid rääkida ja avaksid ennast, sest et ikkagi sellist peegeldamist ja sellist teisega sellist mõtete vahetamist, sellist resonantsi, sellist on ikkagi vaja. Siit paar küsimust on ka tulnud, et mul jäi nüüd endal kõrvu küll, et see lipusüsteem oli vist tasuta koolitus või oli ta tasuline, et kas tavaline lapsevanem saab ka seda läbida? Ja, et Sotsiaalkindlustusameti kodulehel on siis info olemas, et võib pöörduda ja vaadata, et millal on avatud koolitusgrupid, et kuhu siis saab ennast registreerida, aga ka need kõik koolitajad, kelle nimed ja kontaktid on samamoodi lipusüsteemi kodulehel Sotsiaalkindlustusameti juures olemas, et nemad siis pakuvad ka tasulisi koolitusi kogu aeg, et on selliseid erinevaid võimalusi, et saab ühendust võtta. Ja ma veel viimasena küsiksin, on selline, ei teagi nüüd, kas see on nüüd küsimus või lause, aga et kogukondlikud normid ja väärtused on siis ju tugevas nihkes, kui sellist käitumist nii palju esineb. Et kas Eestis on see asi nii palju hullem kui teistes maades või on see kogu maailmas sarnane, oskad sa seda öelda? No tegelikult ei ole ikka Eestisse midagi hullem kui mujal, et lihtsalt võib-olla mingid aastakümned tagasi me ei rääkinud üldse nendel teemadel ja veel alles hiljuti ju näiteks Ida-Viru piirkonnas meil ei olnud üldse perevägivalla või ka seksuaalvägivalla probleemi justkui ei olnud, sest sellest ei räägitud lihtsalt. Aga mida aeg edasi, seda rohkem ju räägitakse neil teemadel ja võib tunduda, et seda on kuidagi väga palju. Aga eks seda on olnud aegadest aega sama palju, lihtsalt see, mil määral sellest julgetakse rääkida, et see on võib-olla erinev, aga tõesti see alaraporteeritus, et seksuaalvägivallaga kaasneb väga palju süü- ja häbitundeid, mistõttu väga paljud seksuaalvägivalla ohvrid ei taha kuskile tõesti abi saamiseks pöörduda, et pigem soovitakse võib-olla unustada seda või eitada seda juhtunut, aga see ei ole nii lihtne, et keha ikkagi mäletab ja reageerib ja et sellega tegelikult mida rohkem ja ausamalt sellega tegeleda, et seda kiiremini saab ka abi ja iseenda toimetulekut paremaks. Kuule, aga aitäh sulle ja me juba kohtume sinuga homme uuesti. Ma tegelikult tõin selle sulle ja ma teadsin, et sa tuled ja siis ma sulle selle raamatu selle laua peale tõin. Aga meie lähme siit nüüd edasi, et kõigepealt me teeme väikese pausi ja siis me räägime Ekaterina Smirnovaga, kes siis puudutab seda teemat, mida Geete ka mainis, et millega kriisiabikeskustes tegeletakse, ehk siis suguhaigused ja HIV-iga seotud teemad.